Mis see pealkiri oligi? Pealkiri on Segaste aegade teekond oma tuumani. Super deep. Et see asi oli kõik praegu väga huvitav, et Anderal oli one-on-one call ühe inimesega ja see call algaski põhimõtteliselt sarnasel teemal, nagu meie podcast oli täna planeeritud. Oli nii või? No, mingil määral jah, et kuna on igasugused inimesed ka segadust saetud erinevate mõjutajatega ja segajatega ja kõrvalt sekkujatega ja siis inimene ei teagi enam, mis siis õige on ja mis vale on ja mis ma peaks tegema ja kuhu ma lähen ja kes ma olen ja kust ma tulin ja no jah, et ühesõnaga teemas on see, et hästi paljudel on segased ajad siis selles mõttes, et nii palju küsimusi on elulisi, ja kahtlusi, iseendas on kahtlused, et kas ma olen õigel teel, et kas need inimesed, kellega ma olen siin elus ja kes on mu lähedased, et kas nad on õiged inimesed, kes minu ümber peaksid olema. Et nagu hästi palju küsimusi on ja siis on need tööalased küsimused, et kas see töö, mida ma praegu teen, et kas see on see ja ühesõnaga hästi palju segadust ja sellist ja see segadus nagu tekitab sellist nagu enese kriitikat ja kahtlust iseendas, et mida ma siis tegema pean? Et ma arvan, paljudel on nagu see praegu, et mida ma tegema pean õhus. Ja tahaks nagu sellele leida siis mingisuguseid vastuseid ja jõuda siis oma selle sisemise tuumani, et siis päriselt aru saada, miks ma siin olen, mis ma tegema peaks või ei peaks tegema. Et aga ongi, et kui su peas on ainult siuke virvarr, et kuidas sa siis jõuad selle oma sisemuse tuumani, et sa peadki hakkama ju rahulikult nagu alustama võib-olla vaatama väliselt, mis toimub, et kes sind ümbritsevad, alustama sellest, et kui sa pead kogu aeg keskenduma oma välistel inimestel on, et su vanemad, sõbrad, tuttavad, töökaaslased, et kui nemad kõrvaliselt kuidagi kogu aeg segavad sinu elu, tõmbavad sind alla, ei lase sul kuidagi minna, et nagu selles mõttes nagu. Ja ma mõtlengi, et sa praegu räägid täpselt seda, mida rääkis ka see inimene, kellega me seda üks-ühele kooli tegime. Et oligi see praegu just õhus, et kuidas lähedased inimesed, kas paaris suhte inimesed, kes tekivad su ellu või ka, ütleme siis nii-öelda võõrad inimesed. Paaris suhted on läbi võõrast inimest, on ju. Ja siis on siis lähedased perekonnaliikmed, hästi lähedased, on ju, kas vanemad või õed-vennad või kes iganes sõbrad. Ja siis inimene tundiski, mismoodi see sekkumine mõjutab seda, et ma ei saaks jõuda läbi oma elude oma tuumani. Et justkui normaalne, orgaaniline asi, et mul tekib paarilisega uus suhe, et uus paariline tuleb ellu, aga siis selgub poole pealt, et see inimene hoopis mind segama tulnud, mitte paaris suhet looma. No see on täiesti crazy, minu arust suhete puhul on see nagu ulme, et nagu ma olen mega tänulik, et me oleme nagu koos ja nii kaua ja me ei tulnud kuidagi üksteise elu lõhkuma, vaid me tulime täielikult üksteist nagu aitama siia ellu. Et see nagu lihtsalt ei mahuks mulle pähe, kui ma peaks olema näiteks kellegiga koos ja näiteks paari aasta pärast selgub, et see inimene nagu ei ole üldse võib-olla nagu kõige paremate kavatsustega tegelikult mu elus. Et see on lihtsalt nii hull, et kuna ma tean, et neid inimesi on nii palju, et mul on nii kahju, et inimesed peavad nagu seda teed läbi käima, aga samas ma saan aru, et paljude inimeste nii-öelda kasvuks või kuidagi arenguks on need teatud sisse tulnud mingid inimesed vajalikud, vaata. On küll vajalikud ja see ongi see, et vaata, kui sinu enda sisemuses on see täis tasakaal, balanss, see, millest ma kogu aeg räägin, vertikaal, vertikaal naispool, horisontaal meespool, sisemiselt paigas. Ilma, et veel oleks kedagi kõrvale tulnud. Sinu enda mees ja naispool sisemiselt tasakaalus, ja siis on väga väike tõenäosus, et sinna kõrvale saab midagi ülikatkist tulla. See on huvitav muidugi selles mõttes, et võtan näiteks enda seisukohad. Ma ei saaks öelda, et ma olen nagu mingi super, selles mingis tasakaalu seisundis, kui ma nagu sinuga kohtusin või
või et nagu Aga ma tulin ka nagu ikkagi suht sihuke läbi elanud ka mingid teatud draamas elu jooksul ja noh, selles mõttes. Aga mingid asjad sünnivad väga sulle arusaamatul või unknown kujul, millele sa võib-olla teadlikult ei osanudki. No võib-olla lähebki 30, 40, 50 aastat, et aru saada üldse, miks mingid inimesed kokku saavad. Jaa, loomulikult. Ja mingid inimesed ongi hinge-DNA lepingutega mõeldudki kokku saama ja seal ei isegi varianti, et ei saa. Jah, aga lihtsalt alati huvitav, nagu, et nagu nii huvitav oleks nagu kõrgemalt teada, et miks mingid inimesed kohtuvad ja jäävad ja neil nii klapib kõik ja siis on inimesed, kes nagu üldse ei klapi. Mõni inimene käib suhtesse ja tema jaoks tundub see nagu lõputu jada probleem. No seal võib olla mingid väliseid faktorid, mida peaks ka üle vaatama, aga ma julgen väita, et ikkagi 90% sellest mõjutegurist on inimese enda mees-naispoole dünaamika. Ehk siis mehe mees-naispool ja naise mees-naispool. Milline suhe ja tegelikult see kõige esimene ütleme siis tasand on seal suhe oma isa ja emaga ju. See hakkab ju sealt pihta. Sinu sisemine mees ja naine hakkab sinu isa ja ema teatud dünaamikatest pihta. Nende kvaliteetidest. Ja siis see rullub lõpuks nüüd, mis sinu enda kvaliteedid on. Et sinus võib olla selliseid kvaliteeti, mida su emal ja isal üldse polegi, puuduvad. Aga sinul on. See tuleb juba kuskilt kõrgemalt, kaugemalt. Aga see esimene lüli, et milline see ütleme naiselik pool, naiselik pool on see vertikaaltelg, see tähendab, et see tema kõige autentsem ühendus tema hingega. Ja siis naise see meespool, ma ütleks horisontaal on see enese kehtestamine ja oma selle ka naisel peab olema see mingi meespool ka sees. See, kes nüüd ütleb, et nüüd aitab. Ei, ma ei allu sellele, ma ei lähe sellega kaasa. Just see, et ma seisan enda eest, et naises peab olema ka see meespool, sest kui naine on ainult see, et siuke õrnuken, et oi ja nii tore uus suhe, lähme jälle kaasa mingi asjaga teadmata, millega ma tegelikult üldse kaasa lähen. Seal ei ole mingit enese kehtestamist, mingisugust sellist, et kui naine on liiga õrn, siis seda kasutavad teatud sorti mehed ära. Muidugi, aga ongi, kus see õrnus tuleb, et see tulebki mingitest lapsepõlvetraumadest ja muudest sellistest asjadest. No isa puudulikkus. Isa pool on ju see, mis tegelikult teeb naise selle tugevuse, selle sellise vundamendi, horisontaaltelje vundamendi, et naine saaks üldse oma vertikaali üles ehitada. Et tal oleks ka see tugevus, sest siin maailmas peab olema see pool ka, et meie maailm on päris karm teatud olukordades ja ei saa järeleandmisi teha. Ja see ongi siis see. Aga nüüd me hüppasime teema pealt väga suhete peale. Aga mis ma oma jutu lõpetuseks siis ütlen, või selle punkti lõpetuseks, et selleks, et iseendani jõuda, siis tuleb vaadata üle need välised inimesed, kellega me suhtleme kõige rohkem, siis ütleme 1 kuu jooksul, et kes meil on need põhilised. Et on need siis emad, isad, õed, vennad, sõbrannad, kolleegid, kõik sellised, ütleme kogu aeg eetris inimesed. Et need üle vaadata. Et näiteks, kui sa saad kokku teatud inimestega, et kuidas sa tunned ennast, kui sa tuled sealt ära. Et kas sa tuled koju üle analüüsima, et mida ma ütlesin, äkki ma ütlesin midagi valesti, sest et vaata, ainult teatud inimesed saavad sind tundma panna niimoodi, et sa hakkad nagu küsima, et aga kuidas ma tunnen nüüd ennast, et äkki ma ütlesin midagi valesti. Ehk siis nagu sa ei saa kokku inimesega, kes on nagu siuke puhas või siuke avatud või sa võid kõigest talle rääkida ilma, et sa tunneksid, et sa oled kogu aeg nagu charged. Et kui ma nagu sinuga kõigest räägin, ma tunnen ennast täiesti vabalt, ma võin kõigest rääkida, ma ei tunne,
ma pean pärast minema magamistuppa ja mõtlema, et appikene, et kas ma ikka võisin Andrele seda öelda. Noh, ja kujuta ette, kui sul on kogu aeg pidevalt sellised inimesed, kelle vestlusi sa pead pidevalt analüüsima. Tuled koju, hakkad analüüsima, et appi, ehk siis sul on vaja kogu aeg tegeleda teiste inimestega, sa ei saa üldse endaga tegeleda, sa pead kogu aeg mõtlema, et oi, kas ma sellele ütlesin äkki liiga pahasti, äkki see on, kogu aeg on selline, on. Need on keerulised dünaamikad. See on ülioluline ära puhastada need inimesed, kellega sa ei tunne seda puhast connectionit, kus sa ei saa olla sina ise, ehk siis sa pead kogu aeg paistma nende jaoks nagu okei, ma saan selle inimesega kokku, et ma tean sellele inimesele võib-olla meeldib see olek, on ju. Et no see on päris karm nagu tegelikult, kui sa nagu mõtled nii, et ma saan nagu kokku inimesega ja siis ma pean nagu kuidagi ennast nüüd muutma tema kuskile levelile, et talle sobiks. Et ma ei saa selle inimesega olla mina ise. Ja noh, vahest võivadki need inimesed ju olla ju su ema, su isa, su õde, su vend, su parim sõbranna võib-olla isegi, või noh, mis iganes, on ju. Et nagu, et see ongi nagu, sa võib vahest olla nii lähedalt see inimene. Aga need ongi, ütleme, mida lähedasem ta on, seda noh, karmimad need lepingud seal on, et meil on ikkagi tulnud, me oleme tulnud teatud liine puhastama ja teatud karmamustrit puhastama oma perekondades ja kindlasti on see suhteline, et võib-olla teatud inimesi ei olegi võimalik ja võib-olla ei peagi täielikult välja lülitama, aga muidugi saab nagu vältida neid olukordi läbi oma neutraalsuse. Et see ei ole see koht, kus minna nüüd lüüa jalaga uks lahti ja öelda, et kuule, mul aitab sellest, et ma ei viitsi teiega enam suhelda, sest ei oska minuga suhelda või me ei ole ühel lainel. Et siis sa tekitad trauma. Distantseerida või distantseerida nendest inimestest. Aga see käib sellises, aga see käib hästi pehmel ja neutraalsel viisil. Jaa, absoluutselt, ma olen sellega nõus. Ma isegi kujutaks ette, et ma peaks minema kuskile kellegile ütlema, et kuule, et ma ei viitsi suga enam suhelda. Et see oleks nagu, see tekitaks mulle endale võib-olla mingi ebavajaliku trauma. Ütleme, nii järsult ja konkreetselt võid suhelda ainult inimest, kui sa tead, et ta on võimeline läbi selle kasvama või et sa tead, et sealt selle jõulise liigutusega võib tegelikult pikas perspektiivis olla hoopis väga positiivne tagajärg. Juhul, kui sa tunned ja tajud, et mingi asi vajab ülikonkreetset läbilõikamist. No need on harvadel juhtudel üldjuhul. Ei muidugi, ongi inimestel on ju nii erinevatel tasanditel need suhted, et kellel on tõesti nagu tohutult toksik lähedane inimene, kes on päriselt, nagu sa ju tead, siiralt sisimas tunned seda iga kord, kui sa sellega kokku saad seal kuskil mis iganes situatsioonis, et siis võib-olla tõesti tuleb ju teha nagu vahest ka neid kardinaalsemaid otsuseid elus. Mitte see, et ma nüüd vaikselt mängin seda mingisugust, ma ei tea keda ja siis see asi kuidagi sulandub laiali või ma ei tea, on ju. Et vahest tuleb olla nagu konkreetne. On olukordi olnud, kus näiteks siin lähiringkonnas või tuttavate ringkonnas, et mul nagu üks olukord tuleb meelde lihtsalt, et kus üks meesterahvas pidi oma isale, mõlemad on soliidses vanuses ja isa veel eriti, pidi pool siis surma hetkel lõpuks oma isa näo täis sõimama energeetiliselt, kuna ta ei oleks muidu ellu jäänud. Ja tänaseks päevaks on olukord, kus isa on endiselt elus. See on seotud mingite terviserikete ja asjadega, aga seal taga on teatud mingid sügavad arusaamad ja mingid blokeeringud ja mingid suhtumised, mis olid täiesti paigast ära isal. Ja teatud olukordades, kui sul on võib-olla arstide poolt antud seal mõned päevad või nädalad, aga sa tunned, et tegelikult on võimalus teda päästa, siis seal on teatud olukorrad, kus sa lähened hästi jõuliselt, sest pole enam vahet. Ja siis sa panedki, et saad aru, isa, nüüd on niimoodi, et sa kuuled mind ära või sa sured ära. See on nagu, sa panedki ta nagu fakti ette, sest sellepärast, et see olukord on nii karm lihtsalt. Et kui sa kuula mind nüüd ära, mis ma sulle räägin, kuidas asjad on, ja ära sega vahel oma egomeelega, et lähenedki väga konkreetselt ja jõuliselt. Aga need on pigem harvad olukorrad, et pigem tuleb et kui me räägime nende suhete dünaamikatest, et siis
siis ikkagi läbi sellise pehmuse ja neutraalsuse. Okei. et jah, et ühesõnaga vaadata üle kõik inimesed ümberringi ja siis saab võib-olla järgmise sammu võtta, et see enda tuumani jõudmine ongi sihuke step by step, et see ei ole see, et ma nüüd jõuan sinna, et see ongi niimoodi, et nii, kõigepealt vaatame need välised asjad, on ju, ja siis liigume sealt. Et mis meil see järgmine punkt oli siin, et ja et tähendab, et mul on siin alguses, et eneseareng ja hingeline kasv ongi see, mis tegelikult võib aktiveerida segaseid aegu. Kui sa hakkadki tegelema enesearenguga, sa hakkad sügavamalt mõistma võib-olla oma hingeteed, siis see ei tule tihti mingisuguse välkselgest taevast selgusega. Nüüd ma tean täpselt, mida ma pean tegema. See tuleb ikkagi päris läbi kivide käänduda, läbi keerukuse ja läbi väga sügava enese ja elu analüüsi, et mis see järgmine samm siis on. Et kes te olete praegu sellisel sügavamal enesearengu teekonnal, siis lihtsalt teile julgustuseks öelda, et need segased ajad on paratamatu nähtus antud olukorras, et saaks edasi kasvada. Sest kujuta nüüd ette, et kui sa hakkad ennast muutma oma suhtumis ja kõike seda, mõtlemist, tegutsemist, siis sa mingil määral ju hakkad kustutama oma varjukeha ja egomeelt. Kui sa tahad minna nüüd sellesse autentsesse ja leida päris oma tuumani ülesse, et mitte tegutseda seal selles rakumembraanis, nagu me eelmine kord rääksime, vaid tegutseda selles raku tuumas, siis on tõenäoliselt päris palju asju välja visata elust. Aga ainult sina tead, mis tuleb välja visata. Seda ei saa keegi öelda sulle, et nüüd mine viska see välja oma elust. Seda tead sina sügaval sisimas, mis on vaja välja puhastada. Ja siin ongi siis ka see punkt, et märkide lugemine ja taastada oma sisetunne. Et selle teekonna käigus tõenäoliselt tuleb meil päris palju signaale, märke, sõnumeid, varjatud sõnumeid, varjatud signaale. Meil pannakse proovile meie sisemine dialoog, meie sisetunne, kuidas me endaga räägime, kuidas me suhtleme, kuidas me tunneme ja tajume ümbritsevat teisi inimesi. Vahest võib olla nii, et sinu sisemine hääl tuleb läbi teise inimese suu. Saad aru, see on ka võimalik. Ehk siis tegelikult sa otsid siit mingit vastust, aga tegelikult Jumal annab sulle hoopis kõrval inimese, kes ongi sinu sisemine hääl. Aga sa pead nüüd ära tundma selle, milline on see päris sisemine hääl ja kes selle siis välja toob. Enamasti me tunneme, aga vahest ongi need mingid asjad, mis meile öeldakse, on nagu pigem sellised nagu triggerid. Ehk siis, kui keegi midagi ütleb, vaata, see resoneerub sinuga, see võib isegi natuke võib-olla midagi negatiivset natukene olla, ja siis on nagu see, et oh my God, mida ta mulle ütles, ja siis sa kuidagi, su egomeel saab pihta hoopis. Et sa ei võta nagu seda kui mingit märki, vaid esimene reaktsioon on see, et rünnak või solvang. Mingisuguse laksu vastu egomeelt ja nüüd ma olen pahane, et see ongi see suurem mõistmine, et kui sa vahest oled inimestega mingites vestlustes ja kui sa nopid sealt välja mingisuguse lause, mis ta ütles, mis sind triggerdas, siis selle asemel mõelda, et see on nüüd negatiivne ja halb, võib-olla lähed ja analüüsid seda natukene põhjalikumalt. Et äkki on kõrgem sisemine hääl hoopis. Et see oli võib-olla tõesti vajalik asi ja ei muidugi, loomulikult me ju rääkisimegi, et on reaalselt toksik inimesed, kes tahavadki võib-olla läbi lillede sulle midagi halvasti öelda. Aga jah, et see ongi see märkamine ja filtreerimine. Filtreerimine, muidugi. Ja filtreerimine on igal tasandil. Ma vaata, millalgi tegin ühe video ka, mis ma panin oma ajajoonel, et see avatud meel ja kriitiline mõtlemine ja see filtreeritud avatud meel läbi kriitilise mõtlemise. Ehk siis sa oled avatud tulema informatsioonil või märkidel või signaalidel.
aga sa oled kriitiline, sest sa analüüsid ja sa tunnetad. Analüüsimine ei ole ainult ratsionaalne meel. Analüüsimine on ka sisemiselt tunnetamine. See on ka analüüs. Need on mõlemad analüüsid. Paljud inimesed mõtlevad, et analüüsi nüüd hakka midagi arvutama ja mõtlema. Seal ei ole midagi arvutada. Seal on vaja sisetunne üles leida. Seal on vaja see sisemine päris tuumatunne üles leida. Kas see resoneerub? Ja siin on see punkt ka, et varjukeha kihtide lammutamine. Noh, see ongi selle egomeele ja varjukeha. Sa lihtsalt lammutad neid kihte maha sealt ploki haaval. Selleks, et jõuda iseenda tuumani. Ja tihti kõige paremateks lammutajateks on ka lähedased inimesed. Võivad ka võõrad muidugi olla, aga ütleme, lähedased võivad seda kõige paremini peegeldada. Ja tuua mingeid asju esile. Sest võõras inimene ei oska väga sügavaid asju esile tuua, võõras inimene ei tea sind, aga lähedased inimesed teavad, et seal on niisugune huvitav paradoks, et ühtepidi lähedastel inimestel võib olla mingid eelarvamused sinu kohta. Need on nagu teatud sorti lähedased inimesed, kel ongi aktiveerunud see varjukeha. Aga kui me räägime võib-olla siis nendest lähedastest inimestest, kes tahavad läbi sellise autentse olemuse peegeldada mingeid aspekte sinus, siis see on hea koht, kus vähendada seda kihti, seda paksu kihti. Siis on enda kaus olemine. No endaga on väga tihti raske, või tähendab väga raske nendega vahest aus olla, sest see tõde, mis on sees, on vahest karm. Ja, see on karm. Me tihti räägime endale igasuguseid lugusid ja siis me nagu matame aina kaugemale selle tõe endast. Aga Tead, mis vahest peavad inimesed märkama või? Vaata, muidu me ju räägime kogu aeg, et näed, ta on toksik ja see on toksik ja see on toksik. Aga vaata, inimest vahest peaks võib-olla mõtlema, et äkki olen ma toksik. Ja, see on ka, jah. Et see on nagu, ma arvan, kõige süksem raskem asi tunnistada, et mina olen nüüd see toxic person. Eneseanalüüs, see oli see, vaata, mis me eelmises selle kontrolliva egomeele podcastis lõpus, eks ole, et sa analüüsid, kirjutad lahti oma neid toksik egomeele, varjukeha. Nojah, et kui see list on nagu väga pikk, et siis võib-olla sa oledki see toxic person ja see ei ole nagu selles mõttes, et sa oled nagu sisemiselt kuidagi halb inimene. Ja see ei ta halba kellegile, aga mingil põhjusel su elu, su kõik see elatud elu, mingid traumad, kogu see kompott on loonud selle sinu toxic behaviori. Ja sa võib-olla ei märkagi seda enne, kui keegi tuleb ütleb, et kuule, sa oled mega toxic ja su käitumine on tohutult toxic. Et vaata, kui keegi suudab sulle sellise asja näkku öelda, tõenäoliselt sa ehmatad ennast täitsa ära, et mis mõttes on, jah? Ma arvan, mitte keegi ei taha kuulda, et ta on toxic. Kõik mõtlevad ju alati endast parimat. Tahavad vähemalt mõelda. Aga ma arvan, et kui seda tunnistada endale, et ma olen võib-olla mingites olukordades toksik, see tunnistamine kindlasti juba paneb sind edaspidi võib-olla paremini käituma. Aga enamus inimesed ei tunnista ja jätkavad oma seda toksilist käitumismustrit. Sa jäid kuidagi mõtlema. Ma ei mõtlema, jah. Sa jäid mõtlema, et äkki ma olen toksik või? Ja isegi mitte seda. Hakkasid mingit inimeste peale mõtlema? Ei, ma hakkasin jah pigem teatud inimeste peale mõtlema ja eks neid on ja see on tõesti vaja, see on väga sügav teema, et nüüd hakata sealt vaatama nii ennast kui teisi ja mismoodi see kõik peegeldub. Minu jaoks hästi oluline ongi see, et kuidas me paneme, vaata toksik juba räägib enda eest, et toksilise tagajärg on midagi väga halba. Kui sa sööd mingit toksilist asja, siis tagajärg on oksendamine. Seega, kui keegi on toksiline, seal on alati mingi tagajärg. Ja minu jaoks ongi see kõige olulisem minul endal olnud. Et kui ma lähen kuhugi ruumi või kuhugi rääkima,
või vahet ei ole selles mõttes, et see ei pea olema kuhugi lavale suure inimese ette või isegi kui ma saan üks-ühele kellegiga kokku, siis minul on hästi oluline olnud see, et millise energia ma endast maha jätan. Nagu see viimane energia. Et see, kui me nüüd nagu reaalselt laua tagant nagu lahkume, millise sageduse energia ja millisesse olekusse ma jätan selle inimese nüüd. Ta läheb oma eluga edasi. Ta teadis, ta sai Anderaga kokku, me rääkisime mingitel teemadel, siis mis on see asi, mis minust maha jäi sinna? Ja, ma mõtlen sama asja alati. Et ja kui ma nagu teadvustan seda, et ma ei mürgitanud, ma ei valanud mingisuguseid toksilisi aineid sinna laua peale, ei keerutanud mingeid draamasid, ei rääkinud võõrastest inimestest. Ei üritanud läbi lillede midagi halvasti öelda. Ei üritanud läbi lillede midagi halvasti öelda või mingi tohutu sarkasmi otsa. Et kui ma neid asju suutsin vältida, siis ma arvan, et see oli nii-öelda successful, edukas, et ma esindasin ennast vääriliselt. Vaata, oled tähele pannud selliseid inimesi, kes ütlevad midagi, ütlevad mingi lause ära ja sa jääd nagu kuulama, siis ütleb, see on tegelikult nali. Ja see ongi toxic person tegelikult. Ja see ongi selline, ja see ei ole ka see, et sa oled nagu, et see inimene on automaatselt halb inimene. Ei. Lihtsalt tal on see mingi teatud muster, kus ta nagu, mis iganes see egomeel või mis iganes parasjagu mängus on, ta kuidagi nagu nägi mingit võimalust, et ta teab, et see mõjutab mind. Aga see ei ole see otsene, et sa oled halb inimene. Ta tuleb kuidagi kaarega, kes ütleb, et see on nali. Kas see oli nali? Jah, et kas see esimene... Ta üritab selle lausega, et kas see oli nali, nagu nii-öelda kustutada ära meie vahelt selle mingi, et see on nüüd serious thing. Et see ei ole serious, ära nagu võtta seda tõsiselt. Aga miks sa seda ütlesid? Jah, täpselt, et milleks üldse siis nagu nokkida seda kohta lahti, et need on jah. Siuksed teatud nagu siuksed laused, et kui sa näiteks pane tähele, et kui sa räägid, et sul on midagi lahedat tulemas. Nii. Räägid kellegile, mitte nüüd oma mingile kaaslasele, vaid ütleme mingile teatud sõbrannale, et kuule tead, meil siin äge reis ees ootamas. Et mis see reaktsioon on? Kas on see, et see on nii tore ja nii lahe, et head reisi teile? Või see on umbes see, et ma isegi tea, ma ei oskaks isegi midagi öelda, sest ma ei ütleks elu sees kellegile niimoodi, aga umbes, et okei, so. Või siuke vaata, siuke nagu ei ole toetav ja tunnustav. Just, et nagu kui mul keegi ütleb sõbrannadest, et ta läheb kuskil, mul on mingi, oh my god, nii äge vaata, et have fun, on. Et sa ei suuda tunda rõõmu, teisi inimese rõõmust. Jah, sest et tema nii-öelda see egomeel on kohe umbes see, et tal on lahe ja mul ei ole fine. See on nagu mega sad, et meil on selline maailm ja sellised inimesed. Ei on ja paljud ei tunista seda, et see tegelikult on sees olemas. Ja see mingisugune sügavam mingi envy ja ma ei tea, mingi asja hübriid tuleb sealt kuidagi välja joonistub. Jah, aga vaata, siis ma üritangi nagu seda asja vaadata nagu suurelt. Mitte nagu niimoodi, et mida sa mulle ütlesid, miks sa kade oled. Ma nagu mõtlengi, et okei, ta ütles seda. Järelikult tal on sisemiselt mingid teemad. Sest inimene, kes on ise õnnelik heas kohas, tal ei ole mingit probleemi soovida seda ka teistele. Täielikus sentrumis inimesed igatepidi on üldjuhul alati väga tunnustavad ja toetavad. Seepärast, et sul ei ole põhjust seal mõtle, kui palju sina koged seda tegelikult. Vaata, sa suhtled nii palju erinevate inimestega. Mõtle, kui palju sa koged seda, kuidas sind toetatakse. Nagu täiesti ootamatult inimeste poolt. Aga samal ajal siis mingid lähedased, kes võiks toetada, kus need on? Jah, ega see on tihti nii, et ja see on klassikaline reegel, see on paljudel nii, et need kõige lähedasemad ikka leiavad vigu ja kohti, kus saaks paremini teha ja see ei olnud ikkagi nii ja et aga äkki ikkagi ei õnnestu või et seal on selline mingi paratamatu inimlik
ja ma ei tea, kui aga kas see inimlik on paratamatu või see on ikkagi asi, mis tuleks nagu muuta? Ei, no kindlasti tuleks muuta, see ongi mustrite ära tegemine. Noh, et sa üks hetk lihtsalt ei käitu nii, sa üks hetk lihtsalt ei ütle enam nii või sa ei mõtle enam nii. Ja noh, võib-olla teatud kultuurikihtides, kus juures, noh, siin me võib natuke juba hakkama üldistama, on ju. Eestlaste kodeeringusse, Eesti rahva kodeeringusse on teatud asjad sisse kirjutatud, mis näiteks osadel kultuuridel või maadel polegi. Et see on siin meie rahvuse eripära, et me peame kahjuks siin omavahel ka veel võitlema. Lisaks me oleme siin läbi ajaloo võidelnud siin igasuguste rahvaste vastu sellel hetkel nii-öelda koostöös. Aga nüüd me oleme kuidagi nii damaged, et me hakkame veel omavahel ka konkureerima. Jah, et see inimeste see omavaheline konkurents ja see kogu aeg süge võitlus naabrist parem ja nii edasi, et see on masendab ju. Naabrist parem, oota, mis meil veel siin on, et mingisugused võistlemised käivad, on ju, kogu aeg. Ei, mis saatud? Need on jah, ajast ja arust juba käinud igasugused võitlused, et kellel on ägedam, kellel on paremini niidetud muru, kellel on paremini lõigatud hekk. Ei tead, kuskilt maalt on tore see sportlik proovile panemine ja väike challenge. Et ma saaks ka ikkagi veits paremini selle heki järgmine lõigata. Ei, ma räägin nagu võib-olla sellises spordivõtmes ja niimoodi, et ennast inspireerida. No kas ongi jälle see, millest me eelmine kord rääkisime, et kas see on inspiratsioon või see on lihtsalt totaalne kadedus? Ei, loomulikult või jah, mingisugune selline egoline. Noh, ma võin ju sportlikult võistelda ka tegelikult varjukeha egomeele vabalt. Tegelikult on võimalik. Tippsporti mitte, see unustage ära. Et ärge hakake mulle rääkima, et tippsporti on võimalik teha ilma varjukeha või egomeeleta. Et ma tean omast käest seda. Sa hakkad, noh, ühesõnaga sind lammutatakse ära seal. Kui sa lähed sinna audentse meelega mängima, ükskõik milli spordiala, see on võimatu. Et seal tulevad teatud sellised kohad mängu ja siis ongi see, et sa siis validki, et kas ma olen tippsportlane ja olen nende asjadega kooskõlas või siis teen seda harrastussporti. Ja vaata, seal on see koht, kus sa oled suveräänne, sul ei saa käsk anda. Tippspordis sul antakse käske, mida sa pead tegema. Et kui sa oled suveräänsel maastikul, siis seal käskude andmist ei ole ja nüüd sa saad võistelda omal vabal valikul ja tahtel. Täpselt nii palju ja nii, kuidas sa tahad. Ja võid igal kell alla anda ja keegi ütle sul mitte midagi. Et leppisime kokku, et täna lähen trenni, aga ei läinud, andsin alla. Või vastupidi, leppisin kokku, et täna lähen trenni, tegin täna parima trenni. Tundsin, et täna tahan teha. Ja see ongi siis see, et see tuleb ainult minu seest. Ja seal ei ole vaja ja mul ei ole vaja hakata seal, ei lähe ju jõusaal ja hakka seal võrdlema ennast teistega. Kui hakkasin just käima 3 päeva tagasi. No see on absurdina. Sellel on alati hea näide, et kellelgi on raamatus chapter, ma ei tea, 75, aga sinul on chapter 1, et kuidas sa nagu võrdled neid, ta on juba nii kaugel, et mis sa võrdled? Jah, et sellel konkreetsel tegevusel või alal, aga kui ma tunnen, et seal võib mingid inspiratsiooniallikaid olla, siis on see kõik okei. Et jah, tulla, ma arvan, et see maailm vaikselt liigub rohkem välja tibusammudega küll, aga vaikselt me liigume välja sellisest nagu haiglasest üle konkureerimisest ja võitlemisest ja võistlemisest. Jah, et sellepärast, et ongi, et nii-öelda info välja tuuakse rohkem seda nagu teemat õhku, et sellest rohkem räägitakse. No ja siin on kaasa tuleb mentaalne tervis ja kõik sellised aspektid, füüsiline tervis, emotsionaalne
sest no kui sa seal need kohad tuksi keerad, no kuhu sa võitled siis, noh. No raske on niimoodi elada. Sa võitled lihtsalt kiiremini auto ennast. Mis meil siin edasi on? Nii, meil on siin... Õige info tarbimine. Vaat see on hea punkt, on ju, et selles mõttes, et ma just ütlesin Anderele, aga me natuke arutasime ennem neid asju, et noh, kui sa näiteks ütleme, et oled üksi, sul on võib-olla ainult oma väike koer kodus ja oma, ma ei tea, partner lihtsalt ja kõik, sul ei ole rohkem sõpru, mitte kedagi, siis minu arust on nagu, ongi lahe, kui sa leiad omale nii-öelda online sõbrad, ehk siis inimesed, keda sa kuulad ja kes sind inspireerivad. Ja näiteks, kui sa nende infot vaatad ja kuulad, see kuidagi rahustab sind maha. Jah, võtadki neid nagu oma sõpru. Jah, et nagu miks mitte. Jah, meil ei ole otseselt seda nagu one-on-one olemist, aga see info, mis ta räägib, resoneerub täielikult minuga ja ma võtan seda nagu, ongi aja veetmist oma online sõbraga. Ja nemad momentaalselt ongi sinu need 5 keskmist, kellega sa kõige rohkem nii-öelda siis suhestud. Ilma, et see peaks neile üldse midagi rääkima. Ilma, et see peab füüsiline inimene olema. Ta võib olla, selles mõttes, et füüsiline nagu kohal. Et, AI-d veel ei hakka. Et selles mõttes pigem leidke omale online'ist või ma ei tea, raamatust sõbrad kui inimesed, kes absoluutselt ei toeta teid ja ei ole võib-olla üldse vajalik. Ja tahavad igas elemendis võistelda teiega. Ja. Panna joonele kogu aeg. No, see ei ole normaalne, et siis pigem leiad kuskilt mujalt. Et ma tean, et sõpru tänases päevas võib-olla ei ole nii lihtne leida. Et see on ka jälle ilmselt süge ego meele teema natukene. Et võib-olla isegi me mingites momentides tajume, et mul veits nagu klapiks selle inimesega, ma arvan, aga ma ei kirjuta talle, sest et mu ego meil ei lase seda teha. Jah, see võib olla ja kuidagi on läinud niimoodi, et just kui siis saab olla sõber, kui nüüd üks ühele meil on kõik samad asjad meeldivad ja me jalutame samades poodides ja vaatame samu filme ja oleme nüüd pestikad ja kõik on ühtemoodi. Et ma olen väga paljude inimestega selles mõttes heas läbisaamises või sõprussuhtes ka, kellega võib-olla on teatud kohtades 180 kraadi erinevad maailmavaated. Mis me nüüd teeme? Ei suhtle oma vahel või? Lähme riidu nüüd või? Sellepärast. Et mina arvan ühte, Tama arvad teist, mis me nüüd teeme, siis hakkame koos kõik jonnima. Et pigem võiks nagu kuidagi orgaaniliselt siis suhestuda või rääkida teemadel. Kõige tähtsam see üldine energia. Vahet ei olegi nüüd täpselt see maailmavaade, et kui need 10 punkti ei klapi, siis me järelikult sõbrad olla ei saa. Pigem on see üleüldine vibe. Kui me saame kokku, mis energiat me üksteisele jagame. Võib-olla naljasoon on sama või... Huumorimeel on sarnane või siis mingid huvid on sarnased, aga võib-olla need maailmavaated täpselt ei kattu, aga ülejäänud kõik on super, mis on nagu normaalne. Aga samas ongi vahest, nagu ma ise tunnen ka, et ise ma vahest nagu igatsen mingit sellist veitsükest spirituaalsemat inimest oma ellu, sõbrana siis, kes oleks võib-olla nende spirituaalsete teemadega rohkem nagu sellel lainel, jah, see on nagu vahest ma tunnen keeruline leida, et kus need inimesed on. No tegelikult neid inimesi on, aga nad on nii kildudeks ja laiali löödud ja kõik on mingites oma eludes ja elamistes, et siis aeg-ajalt saadakse kokku. Eks ma siin ju ka püüan teha neid üritusi, kus selliselt mõtlevad inimesed saavad tulla ühte ruumi ka aeg-ajalt. Et muidugi tänapäeval on kõik see infoajast on meil Zoomi kolinud ja kõik tahavad õudsasti zoomitada, aga tegelikult unustatakse ära see vahetu kontakt, see reaalne energia, see hetke emotsioon ja kõik see. Nii, ära tee asju, et kuskile sobituda. Sobituda siis mingite inimestega kokku, sobituda kuidagi oma siis mingisugusesse pereringi. Et see, kui sa saad lõpuks teha asju, mis on päriselt need asjad, mis nagu on sinu teemad, sinu hinge asjad, mis panevad nii-öelda silma sul särama, siis sa lõpuks hakkadki jõudma selle enda tuumani ja oled selles keskmes. Sest et ma olen väga palju elus ennast kuidagi
mingitesse olukordadesse inimestega noh, kuidagi nagu sobitanud, et ma ei ole nagu päris mina ise. Nojah. Ja see on päris kurnav, ma ütlen ausalt. Jah, et sa püüad selle olukorra mängida. No lihtsalt öeldes on see nagu people pleasing. Jah, okei. On. Ja see on nagu kurb, et ja noh, ongi, et teha mingit tööd, mis mulle ei meeldi ja mõelda, et vahet ei ole, saan selle palga kätte ja mis seal ikka, teen ikka seda tööd. Et see on tegelikult tohutult raske. Et pigem ju leida ikkagi omale see mingisugune kindel asi, milleks sa tegeled ja sa tead, et sellel on potentsiaali ja ma teen selle asja ära nii, et ma lõpuks olen võimeline sellega endale elatist teenima. Ja ma ei pane ennast olukordadesse, kus ma pean ennast sobitama või et no ega üleüldse inimesed, enamus inimesed jah, on neid selliseid siis, kes just tahavad eristuda et kuidagi ka ekstreemsel viisil on inimesi, kes tahavad eristuda, see on teine äärmus on ju. Peas, et ma oleks ülieriline ja et saaks kõigest eristuda. Ja see on need, kes tahavad sobituda nii-öelda halli massile ühiskonda, et mind jumalast keegi märkaks. Peas, et ma teen lihtsalt oma asja, ärge mind segage. Ma ei taha, et ma oleks nähtav. Ja täiesti jällegi mõlemad äärmused, noh, kumbki, ma arvan, ei ole kooskõlas hingeteega. No jälle see, et ole nagu tasakaalukas ole ja tasakaalus, keskel kuskil. Et asi ei ole selles, kui eriline sa oled. Või asi ei ole selles, kui mitte eriline sa siis ei ole, vaid kes sa siis oled? Ole autentne, ole sina ise, ära püüa olla keegi teine, ära püüa olla vähem, kui sa oled. Ole sina ise ja tegelikult ongi autentne mina on see, kes siin elus võidab. Alati. No jah. Ära nagu proovi midagi muud teha, kes sa ei ole. Kui sa tead hinges, et sul on mingi kindel selline, ma ei oskagi öelda, mingi suund, mingi tunne, siis tee täpselt seda. Ja ära määra oma autentsust trendidega. Mingi trendiga peab kaasa minema. Ja. Et viimasel ajal on hakanud trendima ja kõik hakkab tegema mingid teatud asju. No ma hakkan ka siis tegema. Võib-olla on hoopis midagi veel paremat, mida sa peaks hakkama tegelema. No jah, vaata, see ongi see, et kuna praegu me elame ajastul, kus on lihtsalt infot, tuleb igast kanalist. Liiga palju. Sotsiaalmeediast, telekast, ajalehest, tuttavatelt, igalt poolt plahvatab seda informatsiooni ja see on ka see, mis tekitab just segadust. Sest üks ütles, et niipidi saab elada kõige paremini, teine ütles, et naapidi saab elada kõige paremini ja siis kõik need jutud tunduvad justkui, aga mõlemad nagu make sense, on ju. Et mis ma siis teen? Aga siis on jälle see, et nii, stopp. Mida minu autentne mina tegelikult tahaks mõelda? Kas need lahendused, mis mulle just pakuti kuskilt, et kas need on nagu need minu omad või on need lihtsalt väljaspoolt toodud mulle mingi info? Seal ei pruugi mitte ükski olla õige. Jah, et see ongi jälle see filtreerimise oskus. Jah. Võid valikutest valida ühe, aga võid jätta üldse valimata. See on ka valik. Ja see õige ajastus, millal sa lõpuks midagi valid. No mul on selle lõpus on nagu lause, siin me juba nendest asjadest rääksime, aga et segased ajad tulevadki selleks, et tekiks selgus. Ja segane aeg eeldab seda, et on teada, et midagi on tulemas. Tähendab, kui elu on stabiilne ja paigas, nii stabiilne kui paigast olla muidugi saab, aga on inimesi, kel tõenäoliselt on stabiilne ja paigas. Midagi juba aastakümneid teinud või ja asjad voolavad. Nojah, et aga kui tõmbatakse vaip jalge alt ära, siis järelikult ongi vaja leida võib-olla uus suund. Ja et seal võib tekkida selline staatiline olukord ka elus, et otseselt kuhugi ei tõuse, aga kuhugi ei lange ka, vaid lihtsalt niimoodi kulgen läbi elu.
no iga inimese nagu suhtes on see ju, noh, kõigil on erinev. Noh, kellegil on stabiilne, kõik praegu jookseb ja nii peabki olema. Noh, siis on mingid inimesed, kellel ongi see siuke segasem aeg ja otsingute aeg ja praegu ma tunnengi, et õhus on tohutult paljudel see otsingute aeg. Mina ei ole kohanud inimest või leidnud inimest, kellel oleks see, me räägime nagu päriselt aus ärkamise protsess toimunud. Noh, meil on osasid ju elulugusi räägitud ka, on ju. Noh, millega iganes keegi tegeleb, aga kõik kuidagi siis nii-öelda ärkavad vaimselt omal viisil. Mina ei ole kuulnud ühtegi lugu, et keegi oleks ärganud sellisel mingisugusel, et mitte midagi juhtunud, lihtsalt stabiilselt tegin oma tööd, viisin lapsed kooli, rahulikult elan oma elu ja siis järsku midagi nagu valgustumine toimus kuskilt. No mina ei ole kuulnud mitte ühtegi sellist lugu. See on alati see, kui ellu tulevad suured muutused, transformatsioonid, siis see on paratamatult alati läbi mingisuguste väga konarlike perioodide. Ei no jah, konarlike perioodide ja seal tõenäoliselt on midagi väga drastilist juhtunud. Kas siis kellegiga, millegiga või mingi asi, noh mitte mingi asi, aga tõenäoliselt su oma hinge olemus on kujundanud või loonud või tekitanud mingi olukorra. Et kas sa nüüd ka aru ei saa või? Ja nüüd sul peab see conscious teadlik, see äratuskell tekkima, et okei, nüüd vist sain aru. Ja siis next step on see, et sul ongi segased ajad. No seal ei saa olla nii, et sul elu hakkas järsku silmest läbi jooksma, puusetükid hakkasid kokku minema ja nüüd sa seda täpselt, mida sa pead tegema ja nüüd panedki järgmised 20 aastat selles suunas. Ma ei tea ka ühtegi sellist lugu. Et selles suhtes, et need asjad, sest üldjuhul, kui need ärkamised toimuvad, need toimuvad ju läbi selle ego, meele ja varjuga kihtide lammutamise. Sa hakkad ise ennast lammutama. Sa hakkad reaalselt ennast nagu tükkideks kangutama. See on see jenga või? Jah, täpselt. Ja lõpuks on niimoodi, et see torn kukub kokkuna. Sa pead uue torni tegema ilma aukudeta. No, mõtlesin uue pealkirja meie tänasele podcastile. Jenga efekt. Jenga efekt, ja täpselt. Ei, ühesõnaga, aga teeks nagu niisuguse kokkuvõtte, et kuidas siis jõuda enda tuumani, sest et enda tuumani jõudmine annab tegelikult elule nii palju. Sa ikkagi hakkad rohkem aru saama, miks sa siin üldse oled, mis sa tegema pead ja paneks nagu mingid alapunktid või noh, nagu punktid, et mõned punktid. Tead, ma annan sulle ühe soovituse täna näiteks. No. Ja hakkagi mingid punkte panema. No. Kohustus on läbi lugeda selle Roosaar oli ta nimi või? Mis ta eesnimi oli? Jaak Roosaar oli vist Jaak Roosaar. Ekspressi artikkel. Et püüdke see kuidagi, see on tasuline, aga püüdke see kuidagi endale hankida, see terve artikkel, see on nagu, see on väga pikk artikkel, see on nagu väike raamat. Seal saab vist maksta korratasu ka, kes ei ole seal, et minu arust see on väärt seda mingit eurot. Nii, vot see on üks lugu, kus üks mees on teekonnal oma tuumani. Äratuskell, nagu real äratuskell. Ja läbi sellise nii-öelda paugu, et noh, see on küll muidugi väga ekstreemne viis, aga ma just tahtsingi selle loo juures öelda, et ma arvan, et ta ei ole Eestis ainukene, kes selliseid asju on läbi elanud. See on lihtsalt üks lugu, mis tuli avalikus ette. Aga see, mismoodi inimeste neid ego, kihte ja varjukeha lammutamisi ikkagi hakatakse aina enam ja enam tegema, sest no planeedi sagedus tõuseb ja kõik teadvus läheb teiseks siin. Siin ei saa enam niisama, et ma kuskil tead, nagu mina ka arvasin kunagi, et panen kuskile kopika, nüüd hakkan passiivselt kuskil rannas elu nautima. Et need dünaamikad ei tööta enam, võib-olla kunagi töötasid. Ja see lugu on reaalselt, mis räägibki segastest aegadest teekonna tuumani. No ta oli ka väga segaduses, selles mõttes, et noh. Ei, see on jah, väga nagu karm ja äärmuslik. Ja samas läbi selle aja jõudis ta nii paljudele asjadele selguseni, mis tegelikult on elus ka veel tähtsad.
tegelikult, kas see on ka tähtis elus? Siuke avastamine toimub lihtsalt, nagu oleks uuesti Kujutate, et sa oled sündinud. kirjutanud raamatu mingil teemal ja nüüd on põhimõtteliselt nagu sa oled punktis, kus noh, Ei no inimene oli Eestis reaalselt põhimõtteliselt number 1 finantsnõuandja, ekspert, kellelt suured institutsioonid ja suurinvestorid küsisid nõu, kuhu investeerida. Täna ma arvan, ta ei taha sellest valdkonnast kuuldagi midagi. jah, ei, väga põnev. Las inimesed ise loevad ja süvenevad ja Et vaatavad. see on jah, üks, see, ma arvan, mis võtaks tänase teema kokku. Aga jah, me räägime sellest teemast selle mõttega ka, et kui sa seda kuulad ja sa oled viimasel ajal mõelnud, et mis toimub ja miks kõik nii segane on ja miks mu sees nii palju küsimusi on, et siis loodan, et see video või see podcast andis siis kuidagi sellise tunde, et sa ei ole üksi, et väga paljud on selles olukorras ja võta seda olukorda selliselt, et usu mind, 2-3 pärast on olukord hoopis teine, sest enamasti meid tullakse raputama selleks, et saaks midagi veel paremat tulla. Ja see ei ole eesmärgil, et raputada siin nüüd mingisugune 5 aastat jutti. Ei. Et need asjad tegelikult juhtuvad väga kiirelt. Ja, ei üldiselt, meil on varemgi olnud väga segaseid aegasi ja sa mingit saad aru, et okei, see oli see teema, on ju. Et kas või selle juhtumi juures ju tegelikult piisas seal mõned nädalad või kuu ja vaikselt toimus juba taastumine, et sellised segased ajad on perioodilised. Öeldakse ju, et päevad on pikad, aga aastad on lühikesed. Ja. Ehk siis vahest vaata see üks päev, kus oled segaduses, tundub nagu eternity, aga tegelikult sinna sisse mahub palju asju. Tegelikult aeg läheb kiirelt ja vahest, kui sa tunned seda, et mis teha, kuhu minna, siis äragi mine kuskile, ära teegi midagi. Olegi oma mõtetega, võta see nädal endale ja mõtlegi oma mõtteid ja noh, vaata, meil on siin ühiskonnas nii raske nagu see, et aktsepteerida seda, et lihtsalt olemine on ka vahest okei. Et me elame ühiskonnas, kus sa seda ei tee, siis sa ei ole nagu piisavalt hea inimene. Ja, et täna ei loonudki väärtust ja et inimkonnale põhimõtteliselt sülitsid näkku. Noh, et kus sul näiteks ema helistab, et noh, et kus sa oled, et chillin kodus. Noh, et me ei julgegi öelda ju. Keegi ei ole. No ma ei julge öelda, et ma chillin niisama, vaata näiteks kolmapäeval. Ja. Kuule, ma olen mingi 12 tundi järjest Netflixi vaadanud või ma ei tea, 10... Istun teleka ja siis on krõpse praegu mingi kolmapäeval, vaata. Või et kuule, ma ei tea, viimast nädalaga olen ainult raamatut lugenud, et tööd ei ole teinud. Mis see keskmise inimese reaktsioon on? Kuidas sa arved ära maksad? Nalja teed või? Peas soe, inimesega on juhtunud midagi. Ja see on crazy maailm, et me oleme tegelikult nii programmeeritud, et vahest need inimeste reaktsioonid ei ole üldse nagu halvaga, aga lihtsalt me oleme nii programmeeritud. Ja, selles mõttes, et ma olen ju öelnud ka, et kosmilised rassid lõid ju inimese selleks, et nad ju rapsiksid päevatööd läbi, kulda kaevandaksid seal Afrikas ju. See ongi meie selline rakumälus on see, et ainult tõmbleks kuskil, jookseks ja pea ees, et tee tööd, siis tuleb armastus. Tee tööd ja siis tuleb armastus, täpselt. See võttis tegelikult meil viimase 30 000 aastase ajaloo kokku. Et kui sa tööd ei tee, siis armastusest sa võid ainult unnaha, sa ei tea, mis armastus ongi. Oh my god, jah. Ei, see on crazy. See on crazy, jah. Ja siis me imestame, et miks me inimesed oleme sellistes programmides, et programmid on lihtsalt kestnud nii kaua. Inimesed loevad uudiseid. Kuulasid just üks päev ühte TED Talki. Ja vaata, ta ütles laheda lause. See, kes seal rääkis, ma ei mäleta, kes ta oli. Ma lihtsalt kuidagi sattus kõrvaklappidesse see osa ja siis ma isegi süvenenud, kes see inimene oli. Kes see Bill Gates? Ei. Aga et ühesõnaga, et inimesed vaatavad igapäevaselt uudiseid. Ütleme, et siis scrollivad oma uudiste mingit veergu, on ju. Ja aru andmata, et need uudised on samad, mis on kogu aeg olnud. Lihtsalt erinevate inimestega juhtuvad need samad asjad. Et lihtsalt selles mõttes, et ei ole mõtet tarbida kogu aeg seda infot, et näed, nüüd juhtus sellega midagi, nüüd juhtus seal midagi, et see usu mind,
kui sa pidevalt loed mingeid uudiseid, see mõjutab sind negatiivselt. See, seal on enamasti alati, nendel on eesmärk saada klikke ja sinu emotsioonid on seal mängus. Et palun ära klikka ebavajalikult nendele uudistele kogu aeg. Et täpselt see, et tarbi teadlikult infot. Ehk siis kuula inimesi, kes räägivad infot, mis annaks sulle midagi nagu sinu kasvuks. Mitte see, et kuidagi sinu meeleolu ära rikkuda. Et nii et... No uudist tarbimisega oleme toiduahelas ja keegi toitub sellest, aga mitte sina. Sina sa jääd pigem... Ilma kõigest. Jääd tühjemaks. Aga loodame, et siis jõuate oma tuumani. Läbi segaste aegade. Ja kohtume siis juba järgmine pühapäev. Kohtumiseni. Tšau.